et siis möbleerimise skeemi tegemiseks või plaani tegemiseks oleks vaja uut faili, kus siis võiks olla olemas need vormistused ja kihid, nagu meil tavaliselt on. Mikrofoni lähe ka, et kuuleb siis paremini. Ja esimene asi on siis joonistada ruumi plaan. No see võib olla jämejoone kihi peal küll täitsa vabalt. Ja ruumi plaan võib siis alata 0 punktist ja ruumi mõõdud siis, noh, see on nii nagu teil need ruumi mõõdud parasjagu juhtuvad olema, et ütleme näiteks, et see on selline 4 meetrit pidi ja 3 meetrit teisi selline ristküliku kujuline ruum. Ütleme, et kuskil on mingisugune aken. No, kui nüüd korrektselt teha, siis jah, peaks see panema mingite mõõtude järgi sellega, kuna see praegult üldse ei ole tähtis, siis ma ei pane siia praegu mingisuguseid mõõtusid. Nüüd küll ukse puhul ma panen vähemalt laiuse, et muidu on, võib-olla tuleb väga pentsikute mõõtudega. Nii, ja noh, kui nüüd üdini korrektne olla, siis muidugi siin peaks olema nüüd aknal vähemalt need mõningad peenjooned hoopis nende jämejoonte asemel, et ilus on, kui see lõikesse jäävad jooned on jämedad, aga need, mis lõikesse ei jää, need oleks siis peened, et aga see ei ole nüüd jällegi selline prioriteet praegu. Ja alguses siis võib siia panna plaaniliselt paika need mööblitükid, mis me oleme teinud. No. Need võiks küll nüüd olla peenjoone kihi peal tegelikult, peenjoone kihi peale siis. No, kuna ta on tehtud jäme kihi peal, siis sellest midagi ei muuta. Okei, niimoodi, et ütleme siis oleks siin sees siis mingisuguse koha peal mingi laud, mingisugune riiul, mingisugused toolid. No, mul praegult ei küsi seda pööramist, ma pean seda eraldi pöörama. Nii, noh, et ilusti sümmeetriliselt satuks, siis ma panen ta siia, peegeldan teda. Toolid võib muidugi panna ka laua alla otsa, kuna selle jaoks meil need plokid läbipaistmatuks tegime, et saaks neid panna üksteise taha peitu. Nii, ja nüüd järgmisena oleks vaja siis nüüd abijoone kihti ja seinte vaadete tegemiseks, siis mina pakun sellise võimaluse välja, et me teeme abijoonega ühe ruudu, mis on siis ristküliku, mis on samasugune ruum ja siis paneme siit näiteks 2000 kaugusele põrandajoone paika ja siis edasi 2500 näiteks on tavaline selline ruumi kõrgus, et nüüd mul on kõrgusjooned on olemas. Kõrgusjooni mul vabandust, aknaalumine ja ukselemine aega, jah, et aknaalumine, ütleme, on 8 offsetiga. Nii, ja ukse ja akna ülemine serv siis näiteks 2100. Nii, nüüd on olemas. Siis gabariitide jaoks panen paika construction line'id
ja ühtepidi ja construction line'id teisi. Nii, ja nende asjade jaoks, mis siis mõlemale poole nähtavad, ei ole nende jaoks siis kiired siit näiteks ja kiir siit ja kiir siit ja üks kiir veel. Nii, ja nende abijoonte järgi saab siis hõlpsalt siia joonistada vaate. Teise vaate joonistamiseks võib siis keerata joonist vahepeal. Et siia tuleb siis, no siin on jälle see, et kas joonistada väga detaili, siis vähem detailselt. Et kui tahab rohkem teda, siis jällegi saab selle akna koha lõigata nii-öelda ja teha siia siis peenjoone ette. See läheb peenjoone kihi peale siis. Nii, ja järgmine vaade. Ja järgmine vaade. No loomulikult oleks olnud võimalik ka seda vaadet peegeldada siin, kuna põhimõtteliselt on ta täpselt samasugune nagu vastasvaade, vastassein. Aga ei ole keeruline ka uuesti joonistada mitte. Nii, ja nüüd on vaja hakata siis siia mööblit kopeerima, et selle seina vaatesse siis jääb see tool näiteks näha. Vaatame nüüd, kuidas ma teda keerama pean, praegu ma veel ei tea. No nii, tuleb välja, et ei olegi vaja keerata väga hästi. Nii, siis läheb siia laud. Nii, seda ma pean nüüd keerama. Nii, inserti on. Natuke halvasti sai siis see insert and point valitud, kui selline asi juhtub. Ja ma võin teda siis nüüd selle insert and pointi suhtes peegeldada, et ja antud juhul siis eemaldada vana. No, kuna ma toolid tegin peegeldamisega, siis ka siin on mõistlik peegeldada tool teisele poole. Nii, ja selle seina peal mul rohkem midagi nähtavale ei jäägi. Võin keerata järgmise vaate ette. Nii, siia läheb jälle laud. Jälle nüüd tuleb see eestvaade mul siit võtta. Noh, eestvaade tuli vähem ilusasti, jah. Ja siia peaks minema siis ka tooliga on nüüd naljakas selles mõttes, et ma pean siis ainult tagumised toolid panema, et kuna meil toolist selja tagant vaadet ei ole nii-öelda, et on ainult see eestvaade. Nii, keerame püsti.
jällegi baaspunkt ei ole väga hästi valitud. Nii, ja teeme tast ennem koopia, siis vaatame, kas me jätame ta ette või tõstame taha, et variant on siis tõsta laudeks ette siin draw-orderiga. Nii, see on toolid taga, nii, ja siia tuleb nüüd ka riiul. Et kui ma nüüd selle riiuli panen põranda peale, siis ma panen ta siis natukene teise koha peale. Nii, ja siit on vaja riiuli külgvaadet siis. No, natukene jälle vaja keerata siin. Keerata ja peegeldada. Vabandust, selle ma pidin ära kustutama lõksasti. Nii, rohkem mul siin selles vaates meil ei ole, et selle sama ma tegelikult saan peegeldada teise vaadesse vastas külje peale. Nii. Samuti ma saan peegeldada selle vaate siit vastaskülje peale. Nii, nüüd mul ei ole siin midpointi õiget või on, jah. Ja riiulit on nüüd vaja õige kõrguse peale saada, et seda õige kõrguse peale saadaks teha siia ühe väikese abijoone veel. Nii. Ja siis saab seda riiulit kopeerida. Ja võtta siis selle riiulist vaade siit. Nii. Et alus, tähendab see, ütleme, musttöö on nüüd tehtud. Ja siis tuleb nüüd panna paberi peale. Et paberi peale teha siis abijoone kihi peale vaateportsud, kuhu siis hakkavad need asjad. Praegult see ei olnud abijoone kiht, see on jämejoon, paneme abijoone kihi peale. Nii. Et selles vaateportsus võib siis selle abijoone kihi nähtamatuks teha. No, ei taha friisida seal midagi. Tundub, et pipardab siin natuke. No, ei saagi. Autoga pipardab. Kuidagi kipub nagu üldse kinni jääma see asi. Et ühtesse tuleks siis plaan mõõtkavas. Siin laseb kinni panna. Nüüd siin sain kinni panna. Aga mul saab videoaeg kohe läbi, et see plaan tuleb siis mõõtkavasse panna. Ja ma pean siis teise selle video tegema veel, kus ma näitan neid vaateportsude pööramisi siis